Legit. Such. No tere tulemast, oleme siis jõudnudki Hooligan-Atleti veebisaate 3. episoodini. Eelmine episood sai tehtud aastal mingi 1945 või midagi sinna kanti. Aga no selles mõttes oleme jõudnud nüüd siia ja täna on meil väga põletav teema käsitleda, nii et tõmbame saate käima. Aga lähme siis kohe külaliste juurde, et meil on siin kõvad ketsilevad kokku kogutud ja tänase siis sellise põletava teema rullime lahti, milleks on resellimine ehk siis tossude edasimüümine soovitavalt kallimalt, kui sa neid ostsid. Ja meil on siin kaks inimest, üks, kes siis tegeleb resellimisega ja teine, kes on sotsiaalmeedias jäänud silma, kui ütleme siis mitte kõige suurem resellimise fänn, Mihkel. Et võib-olla alustamegi sinust, Mihkel, et tere Mihkel! Tšau! Räägi natukene, mis sa oled, kust sa tuled, ma ei tea. No ma üldiselt tegelen juhtimisega ja olen palju nagu äris, aga justkui nagu tulles ketsimaailmasse, siis siin on mul ajalugu justkui umbes tänaseks 25 aastat, ma arvan. Et 6-aastasest saati kuni tänaseni on ketsid olnud kirg, ehk siis sellest kultuurist ja maailmast ma nagu nõrgun ilmselt nagu päris pikka aega juba. Mul on muidugi väga oluline küsimus sulle, et kas sa oled kunagi reselleri käest tosse ostnud? Ütleme, StockX ma kasutan platvormina nagu ikkagi oma ajagu ja tegelikult olen ka siin vist isegi teie sealt Hooligani kaudu olen sealt mõned, kes on pakkunud seda tossu, mida ma olen niikuinii tahtnud, siis paar paari olen ostnud. Jah, et ma ei ole nagu seda ostmise vastane üldse mitte otseselt, aga Legit. Ühesõnaga siis Joonas, sina oled ju tegelenud resellimise värgiga, et räägi, mis sa muidu oled resellimise väliselt, millega sa tegeled ja kes sa oled? No resellimise väliselt ma käin ülikoolis, õpin Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni ja ongi hobi korras siis tegelen resellimisega kooli kõrvalt. Kui suur hobi see on nagu, selles mõttes ütleme, ma ei tea, mastaabit, et iga päev lähed koju, tõmbad kohe arvuti või telefoni? No see on kogu aeg, see on koolis ka, nagu ma suhtlen kogu aeg, tegelen kooliga, suhtlen. Iga hommik algab näiteks sellega, et ma kas toon pakke või viin pakke ja siis lähen kooli. Ja resellimisega ma olen tegelenud 3 aastat, aga ma olen neid žanreid hästi palju vahetanud nagu. Sul on mingid erinevad žanrid nagu? Ja, et ma alguses alustasin Supreme'iga ja siis see oli hästi pohvan. Ühesõnaga Supreme on täiesti eraldi resellimise žanr põhimõtteliselt. Või no, jah, ma jaotaks nad nagu, mul ongi Supreme on ja need hybrided, siis mingi hetk ma läksin kaltsukate riiete peale, ehk siis vintage on ja siis ma müüsin neid, need läksid Eestis hästi peale. Ja siis umbes aasta tagasi siis ma nagu võtsin ketsi teema nagu käsile, et nüüd ma olen ainult ketside peale. Okei, aga kas ise oled mõne reselleri käest tossu ostnud kunagi? Kogu aeg, 95%, mis ma ostan, ongi resellerid. Ühesõnaga see käib siis nii, et mitte sa ei osta nagu poest ja ei müü nagu edasi resellerina nagu tarbijale, vaid tegelikult on seal vahel veel erinevaid resellereid, kes siis üritavad aina rohkemaks nagu flippida seda hinda. Ja, sest et ongi see, et enamus need reliisid, mis siin Eestis ongi kas siis Shockdropid või Rafflid on ja, aga kuna mis on Paide poissi Tartus, et ma nagu Tallinna ei satu ja ma ei saa nagu kohale tulla, kui need reliisid on. Suvel muidugi sai paar korda käidud, siis sai 2 paari osta ka nagu poehinnaga, aga muidu kõik on reselli peal. No võt, aga enne kui me päriselt teema juurde asume, siis kõige olulisem, tegelikult kõige olulisem küsimus on ikkagi see, et mis meil täna jalas on. Ja ma ei tea, alustame Miklist, mis sul täna jalas on? See on nüüd mouthful, aga vist on ISPA on siis see seeria, mis on siuke urban seeria, mis on minu arvates üks põnevamaid asju, mis Nike viimasel aastal 2 teinud on. Aga mudeli nimi on nüüd
Road Warrior Sale, ma arvan. Aga ma arvan, et see toss ütleb nagu üsna palju iseenda eest. Kohta Kanye West kirjutas, et joo, Nike keep on innovating veel. Jaa, täpselt ja umbes, et tahaks endale ka neid saada. Et see, aga kuidagi see märkamine mul tuli isegi, ütleme, nädal enne seda tweeti, mis tõmbas ka selle tossu hinna kohe üles. Et siis juba hakkasin seda nagu stokkima, sest kui nägin seda pilti, siis ma just vaatasin nagu vau, et nagu kui sa mõtled, mis on tossu nagu engineering, et kui siuke asi nagu kokku panna, et see on nagu midagi uut, see nagu vau-efekti. Et see on jah, otsustasin sellele saatele, ma arvan, vääriline kets. Joonas, mis sul ajas on? Mul on Nike Dunk Spartan Greenid, Hyde. Ja need on 2 tundi mul jalas olnud. 2 tundi või? Need on 2 tundi, võib-olla isegi vähem. Nii. Mul on suht hea story nendega nagu. Nii, mis story on? See, no mingi 18. september mäletan vist panin Sneakerhamniti selle kuulutuse, et tahan osta, sa otsisid ka neid. Ja siis ma ei teadnud, et Eestisse veel tulevad. Ja no siis need paikas jäi ja siis üks hetk mulle kirjutas üks kutt, et kuule, et kas sa tahaksid nagu vahetada. Tal on US 9.5 ja ma annaksin siis talle Air Jordanit Jaapanid, on ju. Mõtlesin, miks ka mitte, on ju, et ma tahan neid, et äkki 9,5 läbi jalga, muidu ma kannan 44, on ju, US 10. Aga see oli nii väike ja ma sain üle kätte need. Ja siis ma maksin veits peale ja hommikul sõber tõi mulle bussijaam ära, et tänu Tegert enne, et no võt. Aga mis lugu tankidega sinu jaoks on? On kas, või nagu, ma ei tea, miks just tank või mis värk selle tangiga nagu on sinu jaoks? Mulle meeldib, see on nagu siuke, mul enda stiil on ka siuke, et ma proovin nagu vintage'it ja siis nagu neid trende nagu kuidagi kokku sulatada, on ju. No minul on jalas, ütleme siis praegu väga põletavat teemat lahkav toss, ehk siis ma olen ise ka päris palju Instagramis saanud selliseid kirju, et noored kirjutavad mulle, et kuule, et ma ei tea, et ma olen ka Amastalust ikkagi sneakerhead, aga mul nagu süda valutab selle pärast, et tarbimisühiskond ja ikkagi keskkond ja kõik need probleemid, mida need üleostmine ja ületarbimine kõik nagu tekitab, on ju, ja siis minu arust on ülilahe, et Nike ikkagi, no tegelikult minu arust üldse see siuke suurkorporatsioonide asi minu arust ära lahendada, et meie väga üksik indiviidina ei saa hullult sellest kaasa rääkida, kuidas keskkonnas asju paremaks teha. Et minu arust on ülilahe, et Nike on siukse projekti ette võtnud nagu Space Hippie ja see on siis väga suures osas, minu arust mitte 100%, aga väga suures osas tegelikult siis prügist tehtud toss ja minu meelest väike sammukene ikkagi parema maailma poole, eks. See on üle 50% by weight ja nüüd on enamus uutel, sa näed juba seda säbru Nike mudelitel, see on nagu prügi ümbertöötlemisest. Ja sa räägid keskkonnateemat, üks tegevus on rohetiigri vedamine, mis on siis Eesti ja kogu maailma kestlikuks keeramine. Et sa võid ette kujutada, kuidas mul on vaja selle teemaga tegeleda, et mul omal on 350 paari jalanõusud. Eelmine nädal just Postimehe ajakirjanikuga pidasin umbes sellise nagu chati kuskil Messengeris ja siis lõpuks minu filosoofia oli talle nagu mõistetav, mis ta ütles, okei, ma ei kirjuta sellist lugu. Et selles mõttes see nagu target on hästi mul otsa ees, aga ma väidan, et see ei ole see koht, et inimesed peavad hakkama oma kirgesid ümber nagu mängima, millega me maailma ära päästame, see tuleb hoopis mujalt. Aga selles mõttes ongi need suurkorpid, et võtta Adi Barley ja ma arvan, mul on enamus mingid sustainable tossud, mis üldse tehtud on, ma nagu kohe üritan neid osta, et see on õiges suunas liikumine. Minu arust ka ja ma nagu ei tohtinud seda muidugi välja öelda, et ma natuke poole sõna kuulsin, et need võib-olla tulevad Eestis müügile millalgi. Et lihtsalt kui kellegi on veel süda valutab ja tahab Space Hippisid, siis väike võimalus on, et tulevad Eestisse ka. Mina muidugi sain need jalajälga asja käest, nii et big shout out. Aga ma tahaks enne veel, kui me lähme siin nagu selle reselli juurde natukegi veel teie kohta küsida ka seda, et kuidas te üldse selle tossunduse ja kogu selle teemani nagu jõudsite, et te mõlemad põgusalt natukene siin mainisite, on ju. Et ma ei tea, Joonas, kuidas sa enda jaoks või mis on mingisugune asi või sündmus või hetk või mingisugune moment oli, kus sa nagu praegu mäletad, et okei, sellest hetkest tegelikult ma hakkasin veits seda mingit sneaker culture'it jälgima ja sellest teemast nagu rohkem sees olen? Ma täpselt ei mäleta, kuidas see algas, aga ma mäletan, et kuidagi algas, ma ei tea, kus see algas. Ja üks hetk ma hakkasingi nagu uurima Supreme'i kohta ja nende kohta ja mõtlesin, et kunagi võiks ise ka tegeleda, aga kurat, nii kallid asjad on, et ei saa enne lubada, et raha ka sel hetkel väga ei olnud, et noor poiss ikka. Ja no jälgisin ikka mingi aasta aega, rohkem võib-olla isegi ja siis ostsin oma esimese Supreme'i shoulder bag'i. See on see kõige kõrgema reselling vist praegu, see on see SS18. Ja mäletan, et ma olin laulukoori tunnis samal ajal, pidime laulma, ma mingi ostan Supreme'i seal. Ja siis värisin üle kere, mõtlen, tuli ära nüüd esimene. Ja jah, sealt see algus sai, kandsin ja müüsin suve lõpus, müüsin maha.
haige kasumiga ja sealt see alguses saigi. Ja siis hakkasin Supremiga tegelema, kaasasin venna ja venna naise ka, sest et rahalise poole pealt mul oli siuke kitsas, et raha on ikka vaja ja resellida. Ja siis nad aitasid ja siis me koos tegime ja kuidagi välja ei tulnud sellest midagi, sest et kolmekesi tegelesime ja minul olid teadmised, nendel raha ja siis kasumit jagada 3 vahel on nagu väga halb, et jääb ülivähe kätte, et ei ole mõtet nagu. Okei. Ja sina, kuidas sul peale hakkas, mäletad enam? Jaa, ma seda lugu päris palju rääkinud, et kunagi, kui oligi see 6-aastasena, läksin siis Kossu trenni ja läksin isaga esimest korda vastavatud Rocca keskusesse Rademar Sporti Kossu-tossu ostma, siis tol ajal valikut palju ei olnud, see oli mingi aasta 94 siis. Siis seal oli 2 varianti, kas sa ostad selle 495 kroonise Converse kauna, mida kõik andsid, aga siis ma nägin, okei, seal on mingi Nike Kossu-toss ka nagu. Lastele, mis oli siis 695 krooni. Ja mul oli nagu, ma ise ka ei teadnud, miks enne nagu tossudega mingi kokkupuudet ei olnud, aga ma ei olnud nõus sealt poest enne väljuma, kui ma saan need nagu Nike tossud. Ja see ei olnud ka nagu lihtne, et poest välja isaga kaupled ja kõik, aga lõpuks see toss mulle kätte jäi ja sellest hetkest edasi ei olegi minu jaoks üldse mingit teemat olnud. Et see kõik tegelikult, ütleme nii, et Kossuga on see paljuski edasi seotud, et ma olen terve elu seda noorteklasse mänginud ja kuskil oli siis juba see, et mul oli aastas nagu 5 paari tosse, kui teistel oli 1 paar ja siis juba hakkas mingi maine nagu genereeruma ja nii edasi, et pärast keskat ma töötasin aastaga Nike poes, ise nagu müües neid väga edukalt jalanõusid, et ühesõnaga mu elu on kuidagi selle tähe all nagu hästi liikunud ja ütleme tänapäeval, kui on ka juba elu võimaldab, siis ma nagu endiselt olen mõelnud, ma seda hobi hoian enda jaoks nagu igal juhul elus. Et selles mõttes minul on seesama teema, et ma ootan ka, et see sustainable business model areneks nagu edasi, et oleks võimalik nagu, et mingi 5 aasta pärast ma arvan, et enamus tossud on juba nii, et saad osta nagu nii palju kui tahad, sest kõik see ärimudel ja need materjalid, jäätmed on juba materjal, et see pool just kui tuleb nii hästi kaasa, et ma kuidagi ei näe ka, et see nagu kuskil ära lõppeks. Okei, aga kas see, ütleme, selline sustainability ja kogu see keskkonna teema, et kas see põhimõtteliselt nagu erinevatel sneakerheadid on mingid oma mingid sellised, ma ei tea, ma olen nimetanud seda ketsi filosoofiaks, aga põhimõtteliselt nagu mingi ketsi mingisugune žanr, mida ta jälgib või mida ta hindab või mida ta nagu ise, mingi stiil, mida ta ajab, et ma ise olen kogu aeg öelnud, ma olen see mõttetu retro-ketsi vend, et mul on mingi 14 paari Air Jordan 4 ja siis on lihtsalt erinevad värvid, pruut ei saa aru, nagu, mis vahe neil on, kõik on täpselt ühesugused, vist ühel on mingi punane detail ja teisel on tume roosa detail. Et kas see selline sustainability või kogu see teema, et kas see võib-olla on siis sinu jaoks natuke nagu mingisugune ketsi filosoofia ka juba tänaseks või kuidas sa enda mingisugust nagu ketsi filosoofiat nagu, ma ei tea, kategoriseerid või nimetad? Ma arvan, ma olen suht nagu lai, et ma olen selle retro osa läbi teinud ja mul on, ma ei tea, mu kogust ikkagi mingi 150 paari on retrosid, nii et mul on kõiki nagu ühest kuni, mis on täna nüüd 30 põhimõtteliselt. 5 või 5 vist tuleb nüüd, et kõik on olemas ja neid põhilisi 11 on mul mingi 15 paari ja ma ei tea, ühtesid on ka 15 paari, ühesõnaga neid on ka nagu kõvasti. Aga viimasel ajal ma olen tundnud, et kuskil Full Size Run saates vist öeldi välja, et kuuled, et see ei saa olla loogiline, et siiamaani nagu kõige ägemad tossud tehti aastal 83. Et siis mul nagu loksus ka paika, et ma olen kogu aeg tehnoloogiat ostnud. Et ongi nagu see, et mingi uus toestusmaterjal, kõik need knitid, kõik need muud asjad, et see on üks kindlasti filosoofia, et oleks uus tehnoloogiline lahendus. Ja samas nüüd on see sustainability ka, aga ma olen selles mõttes ka, et mul on nagu kõik kuulsamad disainer-tossud ilmselt ka olemas, Gucci'd, Balenciaga'd, McQueen'id ja kõik muud asjad ja siis mul on Timberlandi 6-inch ja mingi 30 paari, et ma vist ikka olen nagu suht all over the place. Aga kui täna öelda, siis ongi nagu tech ja sustainability on 2 sellist nagu, mida ma nüüd lähen põlema nagu. Okei, ja sul on ka mingi ketsi filosoofia või ma ei tea, resellimisel hoiad mingisugust kindlat stiili või suunda? Jaa, ma üldjuhul tegelen ainult Jordan 1-dega. Mul ongi, kõik ongi Jordan 1 ja siis ongi paar paari tanke, näiteks neljapäeval ostsin need Chicago tankid. Kuidas sa said? Maksin reselli. Jah, Jordan 1-sid, ma proovin ühte kindlat stiili ajada, sest et siis kogu aeg vahetada, õppida erinevaid neid mudelid tundma, et kõigil on erinev see hinna kujunemisviis reselli marketil, et see on päris ajakulukas. Tunnen kõige kindlamalt ennast Jordan 1-dega. Aga mis siis juhtub, kui nüüd Jordan 1 hype saab läbi ja inimesed on nagu kõrini ja keegi ei taha Jordan 1 osta ja pead hakkama müüma alla jaehinna? Ma arvan, et seda probleemi ei tule. Ma olen alati öelnud, et Jordan 1 on kõige kindlam investeering jalanõul nagu resellimisest, sest et
üks hetk ta läheb ikka üles. Varem või hiljem ta läheb ikka üles, kõige turvalisem investeering nagu. Ühesõnaga, lähme selle põletava teemani, ma isegi ei tea, miks ma seda põletavaks teemaks nimetan, võib-olla sellepärast, et saaks mingit clickbaiti, aga ühesõnaga resellimine ehk siis ma ei tea, ma nimetan seda nagu tossud edasi müümisega, tegelikult see on ühesõnaga igasuguse kauba tegelikult edasi müümine. Et mis asi see resellimine nagu on, kui ma olen nagu mingi, tulen praegu siit kuskilt, jumal teab, kuskilt järve äärest ja ei tea sellest asjast mitte midagi ja kohtun sinuga küsimuse käes, mis asi on resellimine, kuidas sa seletad talle sellele inimesele? Resellimine on tegevus, kus üks osapool siis proovib võimalikult odavalt antud toodet osta ja siis eesmärk on ikkagi võimalikult palju kasumit saada, et võimalikult odavalt ja võimalikult kallilt siis maha müüa. Aga mis nagu resellimine on ju siuke ülivana asi, et see ei ole üldse kuidagi tossukultuuri või ütleme tänapäevaga seotud, tegelikult see on ju ammusest ajast nagu tehtud. Et mis see praegu, ütleme sinu arvates, miks see resellimine praegu mingisugune nagu siuke kuidagi teema on või kuidas, miks see nii populaarne on või miks nagu noored täiega sellega tegelevad? Eestis, ma arvan, on põhjuseks see, et nüüd on viimasel ajal hakanud neid hästi palju reliise tulema, et varem siin oli täielik põu, on ju. Või hästi palju hakkaski tulema, Nike'ilt hakkas tulema, siit Nike esinduskauplustelt hakkas Reedelt tulema, et varem oli suht vähe nagu või olidki mingid igavad mudelid, mida resellerid ei taha, et mille ostmisel pole pointi. Millel on point ja millel ei ole pointi? Mille põhjal sa neid otsuseid nagu langetad? No ongi see, jälgin mudeleid nagu minevikku, et kuidas on performinud, on ju. Kus sa jälgid selle? StockX ja igast erinevad need lehed on ka ja eriti Instagrami lehed on ja kõige parem nagu. Nii, okei. Aga selleks, et nüüd resellimisega nagu tegelema hakata, ühesõnaga sa pead siis jälgima neid lehti, on ju, mis on üks kindlasti StockX, on ju, mingi Instagramis veel siis mingid kontod, kus siis ma ei tea, mingid inimesed siis postitavad, et mis on nagu hot ja mis on nagu not või kuidas see... Ja Instagramis on hästi palju neid lehti, mis annavad siis infot, et mis siis milleks resell kujuneda võib, on ju, ja ongi see, et millal tulevad mingid kossid välja, on ju. Ja mis selleks siis nagu sul endal olemas peab olema, et nüüd otsustad ühel plaanat, hakkad resellimise tegelema, et mis on mingisugune, ma ei tea, mis on mingi reseller, mingi kit on nagu millega alustada resellimist? No muidugi on... Esiteks hommikad endale StockX-i konto tegema, et kus saad vaadata neid hindu, on ju, mis veel? Siis kindlasti on kapitali vahest, et ketsid ei ole odavad, on ju. Sa pead hästi tundma seda maailma, sa ei saa pea ees vett lõpeta lihtsalt, et ennast enne harida, et piisavalt hästi, et muidugi konkurents on jube tugev ka, on ju, et... Kuidas sa saad parem olla resellimises ja kuidas sa saad nagu halvem olla resellimises? Mis on mingisugused featuurid või karakteristikud on nagu? Ülioluline resellimises tutvused, on ju. Nii. Ja mida rohkem tutvusi sul on selles maailmas, seda rohkem informatsiooni jõuab sinuni ja seda rohkem on võimalusi. Siin läheb põnevaks nii, et mis, ütleme Eesti kontekstis, mis need nagu tutvused on? No ongi kas või kohalikud resellerid, on ju. Meil on oma punt, on ju, kes tegelevad Eestis. Kindlasti on teil mingi Facebooki chat ka? Meil on Discord ja meil on Instagrami chat. Ja kogu aeg räägime, aitame teineteist. Nagu koostöö. Ma ei kujuta ette, et üksi oleks resellidest päris igav, et oled oma ette ja seal müüd ja ongi see kogukonna teema ja sõprussuhted, et tutvused on see põhiteema nagu minu arust. Okei, ühesõnaga, et sul peab olema StockX-i konto, sul peab olema kontaktid ja sul peab olema siis mingisugune raha, millega sa saad nagu alustada ühesõnaga. Et mul on siin 200 eurot vaba raha on ja siis ma mõtlen, et kas see on vähe või palju? See on nagu vähe. Kui sa tahad teenida ja teenimise eesmärgil, see on nagu väga vähe nagu. Aga ühesõnaga, ma tahaks teada, et mis sinu jaoks resellimine on nagu sinu seisukohalt, sinu vaatepunktist ja sinu siuksest mingisugusest poliitilisest nagu. Ma arvan, et see ongi nagu, ma üritaks kuidagi nagu laiast alustada ja kitsaks tõmmata oma vaatenurga, et kõigepealt ikkagi nagu me ei räägi üleüldse ketsi businessist, et sa võid alustada, ma ei tea, kus need tierid on, et nagu Sports Directis saad siukseid osta, mis näevad välja nagu need, mida kõik tahavad, on ju. Siis sul on kuskil on sul generic spordipood, on ju, siis sul on juba mingi, ma ei tea, esinduspood, siis sul on specialty pood, on ju, et siin on nagu suur vahe, on ju. Aga küll nagu need brändid nagu ju selgelt kontrollivadki strateegia alusel, kui me räägime nüüd sellest tipust, mis on nagu kõige ägedam, on ju. Ja miks ta siis kõige ägedam on? Ma ise ütlen ka, et ma ei ole nagu haibiostja, on ju, et ma nagu aastas mitu korda lähen ja ostan tavaliselt spordipost ka endale tossud, kui ma näen, et see mulle meeldib. Sul mõni Travis Scotti kett on või? Ei ole. Siis sa oled tõesti haibi vastane. Mul poeg saab järgmine nädal, 34 suurus.
aga ma võin sealt ka osta, aga lihtsalt no ilmselgelt nagu need brändid ka push ivad, et seal on mingid collab'id, seal on ägedamad materjalid, disainid, kõik muud, et ikkagi kui sulle nagu üldiselt ostad ketsi sellepärast, et sulle kets meeldib, siis enamasti sa tahadki seda, kuhu luuakse siis nagu teadlikult nagu defitsiitne pakkumine, et sealt kogu see asi ju pihta hakkab ja noh, minu probleem hakkabki nagu sellest pihta, et see, kui sa oled nagu tarbimise poolel, siis sa tegelikult ei tea kunagi, et nad võiksid ju seda kõige ägedamat Travis Scotti võiksid ka nagu press play pikemaks ajaks ja võiks lasta nagu piiramatult seda ja kõigil oleks olemas, et selles mõttes sealt hakkab see probleem pihta ja ta on ennustamatu, et brändidel tasub hoida seda puudust, aga vahel ongi lahe, et teeme nalja, et kui mingi turg, see järelturg hakkab nagu kuidagi imelikult käituma, siis nagu ujutame jälle üle ja siis nagu probleem laheneb, et see nagu kuskilt hakkab nagu sealt pihta. Aga kuna see ongi nagu turg nagu iga teine, et kunagi kui StockX tehti selle algataja TED Talk oligi umbes sel teemal, et võrdles seda aktsiaturuga, et siis ma arvan, see on nagu üsna nagu kohane võrdlus, et sa võid saada 30–50% tootlust selle paarisaja eurise ketsi pealt, mis on nagu ülikõva. Et selles mõttes see on ka nagu arusaadav, miks nagu noored ja kõik nagu mingis eluetapis, ma ei tea, vanasti mindi nurga peale, ma ei tea, kanepit müüma, siis nüüd saad nagu tosse müüa ja see on oluliselt parem, et see on minu arust nagu kõik nagu justkui nagu mõistetav. Aga samas, kui sa oled ise see vend, kes tahab seda tossu osta, siis sa oled nagu selles, et keegi, kes tahab teenida oma, ütleme, et tõesti, mis on siis nagu high-end on võib-olla siuke kets või siuke kets, et sa ostad 2 sotiga, müüd tonniga, noh, päris hea. Aga enamasti müüakse see, et ostad selle 2 sotiga, aga müüd 230-ga või mida iganes, et sa nagu flipid mingi taskuraha endale, aga nagu inimesed, kes tahaks seda tossu päriselt endale osta, võib-olla ütleme, ongi minu kogemus 20+ aastat sellega tegelen, nagu peab oluliselt rohkem vaeva nägema. Et ketsiäri on kontaktiäri, aga noh, minu vaates on natuke teistmoodi, et sa pead tundma neid maaletoojaid, poodides olema kontaktid, et sa saad nagu justkui need kätte ja aastaid on ka saadud isegi Eestis, aga nüüd ongi see, et ei, meil on in-store raffle ja mine ise sinna ukse taha, aga kui sul ongi nagu see, et ma ei ole enam see vend, kes sinna ukse taha läheb, siis see lihtsalt käib sul pinda, et see on nagu võib-olla minu selline lähenemine, et ma otseselt ei heidi, ma üritan aru saada, miks sa seda teed, aga noh, mingid lahendused võiksidki olla, ma eile ka ütlesin sulle, et kui sa oled certified OG või mida iganes, et sa oled tellinud sealt poest X arv baari, siis sa saad lihtsalt sinna rafflisse mingisuguse eelise, et sa saad 10 vote'i sinna sisse või et kuidagi võiks poed seda reguleerida. Selliseid asju on ka vist, ma olen märganud, mingi Saksa pood tegi niimoodi, et kes oli ostnud vist selle aasta jooksul mingi 5 ketsi vähemalt, sellel oli siis seal rafflis eelis. Ma ei mäleta, mis pood see oli, aga siis me rääkisime, et suht ebaõiglane. See ongi eri pool, See ongi 2 poolt sellel asjal. Ma just vaatasin SNS-is, ma olen viimased 3 saanud rafflis nagu. Ja mõtlesin, ma ei saa mina arvan, et see on nagu ikkagi kuidagi, ma ise tean, ma tahaks uskuda vähemalt, et see on nagu kuidagi ikkagi välja arvutatud matemaatiliselt, et sa muutud mingisuguse soosing või noh, liigud mingisuguse soositud nagu klientuuri listi, kui sa nagu ikkagi oled juba 1 räfli võitnud või juba 2 võitnud, et sa kuidagi nagu liigud mingisuguses algoritmis kuskil üles. No ma loodan, ma arvan, sul on account'il on ju history, ja mul on seal, ma ei tea kui palju, 30-40 paari, olen sealt sellelt lehelt ainult ostnud, siis äkki ühel hetkel ongi nagu et nagu saad mingisuguse upgrade, et see nagu justkui nagu veits nagu minu vaatenurgast nagu teeks seda probleemi paremaks. Ühesõnaga see, ma tahtsin nagu küsida, et mis sinu nagu selle vastu on, põhimõtteliselt siin sa tegelikult juba natukene põgusalt nagu puudutasidki seda, et lihtsalt see rikub sinu kui ütleme tavatarbija, kes ei ole väga tavatarbijaks, siis saab nimetada kui tarbija, siis et tarbija jaoks nagu rikub neid võimalusi või nagu ligipääsu, siis ütleme, et see on natuke nagu solkinud seda. No mul on ka see, et need kontaktid on justkui olemas, aga sa ei taha jällegi võimestada neid kontakte selleks, et need ketsid kuidagi nagu järjekorra väliselt kätte saada või sa ei taha panna inimesi nagu kehva olukorda ja sa alati ei tea ka, ongi inimesed, kes on alati saanud, ütlevad, ei nüüd meil ei lubata sulle anda enam ja see on jälle nagu, et kui sa võtad ka nagu kõige kõvem vist ketsivend USA või üks kõvem, on see Mayor, siis see vend samamoodi räägivad, et tegelikult kõik on lihtsalt ketsid nagu kontaktides kinni on. Et kui sul on piisavalt hea, tema näiteks teab, ma ei tea, Nike'i peakontorist, ma ei tea, Mark Parker annab ise talle. Et siis on solved, aga kui sa ujud siin Eesti või selles tiigis, kus me oleme, et siis see teeb sulle peavalu lihtsalt, kui sa tahad lihtsalt osta ära ja ise kanda, vaata. Ja see on nagu hea point, et sa ei taha panna neid inimesi nagu ebamugavast olukorda iga kord siis jälle nagu hakkad jälle küsima, et kuule, hakkab vaikselt siin jälle lähenema mingi toss, et äkki saab mulle midagi kõrvale panna. Ja resultaat ongi see, et ostadki, kui ei saa kätte, siis ostadki sealt StockX-ist ja maksadki rohkem, mis ei ole ka enda vaatest nagu tore.
et kas maailm oleks teistsugune, kui inimesed lihtsalt ostaks neid tosse nii, nagu neid müüakse ja ütleme, konkurents oleks siis teiste ostjatega, mitte siis teiste edasimüüjatega nagu? Ma arvan, et see kõik on nagu brändide teha või nagu Nike võiks vabalt ju anda näiteks Jordani välja, nii et igaüks saab osta, on ju. Läheb lehele ostab, on ju, ei ole mingit kindlat paari, mida nad siis teevad, on ju. Ja resell-imine kaoks. Need suured brändid töötavadki selle peale, et piisavalt palju haipi oleks toodetule, siis nendel on kõige suurem kasum, on ju. No mina mõtlen nii, et noor inimene, on ju, näiteks enamus ongi, kes resell-ivad, tegelikult on noored inimesed, ongi 16-17 ma pakun. Ja nad on investeerimisest huvitatud ja nad ei saa ju, tahavad näiteks aktsiatega tegeleda, nad ei saa, on ju. Ja ongi, teine väljund ongi ketside müümine. Ja see on nende esimene samm siis nagu investeerimisse, muidugi nad ei jää, ma arvan, eluks ajaks ketse müüma, on ju, aga sealt liiguvad edasi, lähevad näiteks kinnisvara peale, on ju, flipivad kinnisvara. Neid väljundeid on muidugi palju, on ju, et kuidas, aga ma arvan, et see on nagu väga lahe, et nagu noored tegelevad sellise asjaga. Värav investeerimise maailma. Ja see on nagu lustiline ka, on ju, et sul on kets ilus, on ju, nagu aktsiatega tegeled, siis nagu midagi on ju, otseselt ei oma seda, on ju, et jah. Ja ma räägin võib-olla natuke endale vastu, aga ma üldse ei heidi seda, sest ma arvan, et see on nagu päris hea. Et see on palju asju, et see on käega katsutav, praktiline ja sa saad üsna ruttu feedbacki, on ju. Ja see, et üldse on selline nagu turg olemas, on ju. Ja mingis mõttes on ta ikkagi suht globaalne turg. Et ma nagu väga ei heidi ka seda ja vaadates ise nüüd mingid YouTube'i videoid, siis on ju tüüpe, kes nagu panevad, ostavad, ma ei tea, 200 või 500 paari neid tosse, nagu mis nad arvavad, et lähevad üles ja hoiavad pikka aega ja nagu teenivadki päriselt nagu päris pappi ka, et see selles mõttes ongi nagu päris turg. Aga ongi näiteks klassikaline investeerimine nagu minu arust eeldab ikkagi võimalikult suurt tootlust, et sa siin enne korraks mainisid ka seda, et suuremal jaol tegelikult nagu nendest reselleritest vähemalt Eestis nagu on see tootlus on mingi 10 eurot, 20 eurot, paremal juhul 30 eurot, et nagu kas tõesti ei ole siis midagi paremat, millega sellesse investeerimisse sisse minna, kui on nagu hakata 20 euro eest nagu toste flippima, on ju? No ma arvan, et põhiline error ongi see, et ma ei tea aktsiaid, ütleme jah, sa tõid vanusepiiranguga eeldama, et sa oled nagu piisavalt vana, siis nagu mingis mõttes ostava palju tahad, on ju, pakkumist ikkagi on, on ju. Siis tossuga ongi, sa oled seotud mingisuguse reliisi, ma ei tea, mingi laupäeva hommikul kell 10 on, sa oled igal pool netis või kuskil poodide ukse taha, et sa lihtsalt ei saa sealt nagu nii palju midagi kätte, et sa saaksid nagu liiga palju päriselt näppude vahele, on ju. Et see on see selge limitatsioon, ma arvan, kui räägime päriselt raha teenimisest. Aga see, et sa saad nagu mehhanismid endale selgeks, seda ta, ma arvan, nagu pakub, on ju, aga aktsia mingis mõttes on ju oluliselt lihtsam, et osta ja saad nagu kergemini kätte selle asja ja kui sa nagu usud tootlusest, seesama, kui sa mõistad tossu tootlust, mõistad selle aktsia tootlust, on ju, et siis ilmselt sa ikkagi jõuad nagu kõrgemale sellega, ma arvan, selle pehme asjaga, virtuaalse asjaga. Et ühesõnaga, mis sinu sõnum oleks siis noortele reselleritele, kes siis hakkavad sellega tegelema või tahaksid sellega tegelema hakata? Ma võib-olla shiftiks noortelt selle poodide peale, sest ma ütlen, et otseselt, nagu me enne ütlesime, nagu noortele midagi väga ette heita ka ei taha, et nende perspektiivist võib olla nagu arusaadav tegevus. Aga poodidega ongi nagu see, et kui te mõtlete näiteks minusugustele tüüpidele või üldse, kes nagu tahaks nagu endale seda osta ja saavad endale lubada, siis need on nagu see, mis on selle äri nagu core tegelikult, on ju. Ja kui sa nagu justkui disrespektid neid põhikliente sellise pakkumisega, et tuleb keegi ja flipib ja sul ongi need järjekorrad ainult nendest, et need, kes ostavad seda päriselt kanda ei taha, siis ma arvan, poed peaks mõtlema, mida teha. Ja mina arvan, see on ju palju, et mis nad ütlevad, et kui saad T-särgi, kui paned kohe jalga ja tehakse mingit siuksi asju, aga need ei ole nagu piisavalt motiveerivad, et ma arvan, mingi lojaalsusprogramm ongi nagu see, mille abil sa saad nagu mingit vahet teha nagu nendel, kes justkui ostavad teilt hästi palju, nendelt poodidelt või need siis, kes ongi nagu lihtsalt selle hõlptulu peal väljas, on ju, et mina suunaks ikkagi see vastutuse praegu poodidele, reeded ja poolsid ja teised, et mõelge selle peale, et kui teil on need, kes nagu selle endale ostavad, kuidas neile nagu midagi vastu tulla. Aga sa oled nõus, et see rähvlisüsteem või ostuõiguse loosisüsteem tegelikult ei ole ju nagu, ei ole mingi kultuuri rikastav lahendus nagu? Minu arust see on ikkagi suht bastard lahendus, et enne isegi võiks olla first come, first serve või nagu füüsiliselt poodides sisse astumine ja minu arust see maailm on nagu ägedam kui see. Ja loomulikult võtsime siis meie Sneaker Hamleti grupis ka väikse initsiatiivi ja palusime inimestel siis oma arvamusi resellimise ja resellerite kohta siis jagada. Ja ma ei tea, võtan siit suva edetist paar tükki, et näiteks Risto on kirjutanud siia, et nii kaua kui sa ei kasuta botte ja muid sõpru, pereliikmeid, siis minu poolest lase edasi
ketside tagaajamine on alati põnev, isegi kui neid endale ei otsi. Et noh, põhimõtteliselt on ju see sama asi, millega me kõik oleme siin nagu nõus, on ju. Selles mõttes on see nagu imelik, et lõppkokkuvõttes tegelikult ikkagi resellimisel on üks point on nagu raha teenimine. Et kui palju sa seda kultuuri üldse sinna sisse tood või kui palju sa seda mingit eetikat üldse hakkad jälgima nagu sellises kontekstis nagu? Ma arvan, see on ka suhteline, et see oleneb resellerist nagu. Kas sa oled väga eetiline reseller? Jaa. Ma ise ütleks, et ma olen natuke teistsugune reseller või nagu... Aga kas sa oled sellest halvem või parem reseller? ma arvan, ma olen parem reseller. Nii. Et ma tegelikult aitan ka hästi palju nagu inimesed, hästi paljud pöörduvad minu poole, et näiteks oligi see, keegi sai Travistega sai üle, on ju, aitasin, lahendasin ära selle, tänu minule sai põhimõtteliselt tagasi, on ju, muidugi teised inimesed olid ka mängus. Ja ma proovin hästi palju nõu anda, nagu väiksed poisid kirjutavad mulle, küsivad nõu, kirjutan neile, aitan, et ma arvan, et ma selles osas ma olen nagu veits teistsugune, et ma ei keskunud ainult selle raha teenimisele enda kasule, nagu, et ma tahaks, et see kultuur ka areneks siin. Sinust õhkab ka seda, ma arvan, et sa ei tee seda lihtsalt sellepärast, vaid et sa ütled, sa õpid ja tahad kuskile jõuda ja see on nagu etapp selleni, see on väga õige attitude. Aga see, kui sa panedki, et kõik, kes saavad selle, ma ostan teilt ära, see on nagu mitte õige attitude. Kui sa ütled, kumba aitab kultuuril kaasa, siis see lähenemine, ma ütleks, pole midagi selle vastu, see aitab kultuuril kaasa, aga kui see ongi nagu ületõmbamine ja hõlptulu teenimine, siis ilmselgelt see seda Kossu community't või Kossu põhimõtteliselt kattub suures osas, et seda community't edasi ei aita, ma arvan. Jah. Ja siis on Hendrik on siin kirjutanud, et minu arust rikub see ketsikultuuri, sest need, kes tahaksid tossu kanda, ei võida neid tosse, sest resellerid panevad loosidesse oma pereliikmeid ja sõbrad. Aga mina kui aktsiainvestor näen jah, selle investeerimisvõimalust, sest tootlused on kohati isegi mitmekordsed, kuid ma jään oma arvamuse juurde, et see on ketsikultuuri rikkumine. Et põhimõtteliselt ikkagi seda kommentaari vaatasid, siis nagu me kõik nagu saame aru sellest, et kõik tahavad raha teenida aga selle negatiivne pool siis on põhimõtteliselt ikkagi see, et meie, kes me ei taha raha teenida, ei saa enam neid tosse selle pärast nagu kätte. Aga noh, selles mõttes ongi, ma arvan, et siin ongi ainuke lahendus seesama, mis sa välja pakkusid, et tekitada mingisugused hierarhiat siis ütleme nagu, et sul on ikkagi mingisugune kontroll selle üle, kas sa saad seda tossu osta või ei saa nagu, et sa saad ise aru, et okei, ma pole siit poest korda midagi ostnud, ilmselgelt võimalused seda tossu siit poest osta ei ole üsna suured, aga ja teisest poolt, kus sul on kontaktid, kus sa oled juba, ma ei tea, teinud varem 20-30 ostu, siis seal sa oled kuidagi nagu eelistatud ja siis võib-olla selle võrra ka lojaalsem klient kokkuvõttes. Aga sellega ma arvan, tõmbaks joone alla sellele resellimise teemale, et suur aitäh, et siia lõppu jõudsite ja vaatasite ja aitäh Miklile ja Joonasele, et nad olid nõus oma laupäevasest päevast siin aega raiskama ja kulutama selle teema peale. Et loodetavasti teeme neid episoode veel ja aitäh, et ikka toetate meid. Järgmise korrani. Yes. Yeah. Mul on valus vaadata kõike toimuvat, laske hinnata seda, mis juhtunud, mul ei suuda maa, võib parandada, võib ju proovida. Läheb ikka üles, varem või hiljem ta läheb ikka üles.